Ja veel üks läinud ja veel üks läinud, veel üks Wildberriesi ladu hävib. Ukraina lihtsalt jätkab oma droonide lendu saatmist ja miski ei saa neid takistada asendamatut hävitamast. Muidugi, laod saab uuesti üles ehitada, aga kas usaldust Wildberriesi vastu, kas neid miljardeid dollareid, mida ettevõtte ja selle kliendid kaotavad, saab asendada? Ei. Mitte miski sellest ei tule tagasi. Ja sama võib öelda kõige kohta, mis laos oli. Hiiglaslik tulekera on just neelanud järjekordse Wildberriesi rajatise ning selle ettevõtte mured, mis teeskles, et ei ole Putini sissetungiga seotud, aina jätkuvad. 2025 aasta lõpus Wildberries, mis on e-kaubanduse platvorm nagu Amazon, avas uue rajatise Voroneži piirkonnas. See ladu oli selle ettevõtte uus uhkus ja rõõm, mis on Ukraina sõja ajal järjest tugevamaks muutunud. See hõlmab 152 900 ruutmeetrit ja mahutab kuni 90 miljonit eset. Ladu sai kiiresti oluliseks lüliks tohutus logistikahelas, mille Wildberries on Venemaa mandriosas üles ehitanud. Miljonid ostud on juba tehtud. Tuhanded müüjad on oma äritegevuses sellele laole lootnud ja 10 000 kliendid tegid osta Wildberriese kaudu, mis liikusid läbi Voroneži enne, kui jõudsid nende kätte, kes raha üle andsid. See ladu on eksisteerinud vähem kui aasta. Nüüd on suur osa sellest kadunud. Kaardilt pühitud. Kunagi ei tule tagasi. 11. augustil teatas Kiievi Post, et Ukraina droonioperaatorid korraldasid droonirünnaku Wildberriese uutele Voroneži ladudele, põhjustades tohutu tulekahju. Veidi alla veerandi hoonest haarasid leegid, kui tuli levis. 36 000 ruutmeetrile laopinnale enne, kui tuletõrjujad suutsid leegid maha suruda. Koos laopinnaga kaotas Wildberries lugematul hulgal, võib-olla isegi miljoneid tooteid, mille kaitsmist müüjad temalt ootasid ja mille kättesaamist ostjad tõenäoliselt ootasid. Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gušev kinnitas rünnakut Telegrami postituses, mingil määral. Peatades, et Ukraina on lasknud oblasti kohal õhku 15 drooni. Püüdis Gušev olla nii ebamäärane kui võimalik. Tõenäoliselt meeleheitlikus katses varjata tõsiasja, et Ukraina on sooritanud veel ühe eduka rünnaku Venemaa Amazoni analoogi vastu. Alla kukkunud droonide rusud süütasid tulekahjud ühe suure ettevõtte 2 laos. Ühes hoones on tulekahju piiratud 16 000 ruutmeetrisele alale, samal ajal kui tuletõrjujad võitlevad teises hoones 20 000 ruutmeetri suuruse tulekahjuga, avaldas Gušev. See on huvitav detail. Tundub, et tulekahju Wildberries Voroneži hoones puhkes 2 kohas, mis viitab sellele, et vähemalt 2 Ukraina drooni suutsid Venemaa õhutõrjest läbi murda. See on avandav. See näitab, et ükskõik milline kaitse Voronežis ka poleks, ei suuda see tervet ladu kaitsta. Ja enne kui unustame, tõi Gušev välja vana tuntud venelaste lemmikvabanduse. Kahju ei teinud mitte Ukraina droonid ise, vaid nende droonide rusud, mis täiesti juhuslikult maandusid täpselt sinna, kuhu Ukraina tahtis, pärast seda, kui Venemaa kangelaslik õhutõrje need alla tulistas. Täielik jama muidugi. Sa ei saa tulekahju, mis haarab 6 jalgpalliväljakut, lihtsalt mõne drooni rusu tükikese tõttu. Sellise tulekahju saad siis, kui droon tabab otse sihtmärki ja laseb kogu oma plahvatusliku jõu sihtmärgi pihta valla. Lisaks sellele, et ta ei andnud Ukraina droonidele nendele kuuluvat tunnustust, püüdis Gušev sihtmärki varjata, viidates ebamääraselt 2 laole, mitte Wildberriesile. Ükskõik milline varjamiskatse seega polnud, see ei kestnud kaua. Nii Ukraina kui ka Wildberries ise on kinnitanud, et just Wildberriesi Voroneži ladu oli Ukraina kaugmaa sanktsioonide viimane ohver. Ettevõtte logistikaobjektid Voroneži piirkonnas on evakueeritud vastavalt ohutusnõuetele, teatas Wildberries ametlikus pressiteates, mis avaldati Telegramis. Evakuatsiooni pole vaja, kui sinu ladu pole põlema läinud. Wildberries kinnitas hiljem, et päästjad olid sündmuskohal ning väitis, et enamik Voroneži laos hoiustatud kaupadest jäi kahjustamata. Me eeldame, et see on tehniliselt tõsi. Ukraina hävitas umbes 25% rajatisest, nii et 75% kaupadest jäi ellu, sest neid ei tabatud. Ülejäänud on põlemas. Ja kui me Ukrainat tunneme, siis tundub tõenäoline, et järgneb veel üks rünnak, et veelgi rohkem kahju tekitada. Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Provdi oli veidi elevam, kui ta kinnitas, et Ukraina tegi nagu DJ Khalid ja sai veel ühe tabamuse. Viimane saadetis on vestlusest lahkunud. SVO varustaja saatuse iroonia seisneb selles, et väga tuleohtlik kineetiline liiv toimetati viimase pakina vabadust armastava Ukraina drooni poolt Wildberriesi juhi uude logistikakeskusesse Voronežis. See põles tööl maha, teatas Provdi. Tal on tõesti oskus sõnu seada. Ja kui pärast seda kõike oleks veel mingitki kahtlust jäänud, hajus see kiiresti, kui hakkasid ilmuma videokaadrid. Leekide ja tohutute suitsusammaste videod näitavad Ukraina löögi ulatust mitmest erinevast vaatenurgast.
Silla Nova Plussi kanalil on isegi video, kus on kaadrid mitmest erinevast nurgast, näidates tohutut tuld, mis põles terve öö. Ütleme seda veel kord, Gušev. See ei juhtu droonide rusude tõttu. Keegi ei usu Venemaa valesid selles osas. Ukraina korjab neid metsamarju ükshaaval ja 10. augusti öösel kuni 11. augustini andis ta suure löögi. Voroneži rajatise ehitamine läks Venemaale maksma $120 miljonit, teatab Kyiv Post. Kui veerand sellest on just maha põlenud, tähendab see $30 miljoni suurust arvet selle taastamiseks ja taas tööle panemiseks. Mitte just ideaalne ettevõttele, mis on juba Ukraina rünnakute tõttu miljardeid kaotanud, millest räägime kohe. Esiteks, ja nagu võisite arvata, ei piirdunud Ukraina ühe Wildberries lao ründamisega. Tänapäeval näeb harva, et Ukraina teeks vaid ühe ainsa rünnaku. Brovdi teatab, et mehitamata süsteemide jõudude droonid külastasid öö jooksul 43 erinevat sihtmärki. Nende seas oli ka Buk M3 õhutõrjesüsteem, mille hävitamine avab järjekordse lünga, mida Ukraina droonid saavad tulevikus ära kasutada. Ukraina hävitas samuti energiakeskused Bõdjanskis ja Mariupolis. Brovdi teatab, et samuti hävitati kuivlastilaev, mida kasutas Mustal merel tegutsev Venemaa varilaevastik. Sõjalisi ja energiarajatisi tabati ka Krimmis, jätkates Ukraina kampaaniat poolsaare isoleerimiseks. Ja veel üks asi. Jah, veel üht Venemaa naftarafineerimistehast tabasid Ukraina droonid. Kui Wildberriesi laod Voronežis põlevad, juhtus sama ka Orski Osknefti-Org süntesitehases Venemaa Orenburgi piirkonnas. See rindejoonest umbes 1500 kilomeetri kaugusel asuv rafineerimistehas on üks piirkonna suurimaid ning Ukraina sõnul on see oluline ettevõtte Venemaa kütuse- ja energeetikasektoris. Me näeme, kui oluline see on Ukraina uue hääle jagatud numbrite põhjal. Osknefti-Org Syntes ei ole üks Venemaa suurimaid rafineerimistehaseid, kuid see ei tähenda, et see rajatis oleks väike. Selle rafineerimisvõimsus on umbes 6 miljonit tonni toornaftat aastas, mida ta muudab erinevateks toodeteks, sealhulgas kütuseks, õliks, bituumeniks ja lennukikütuseks. Rafineerimistehasele tekitatud kahju ulatust alles hinnatakse, kuigi Ukraina kindralstaap on teatanud, et rünnak põhjustas tulekahju. Nii et veel üks rafineerimistehas sai pihta. Tundub, et Ukraina ei näita mingeid aeglustumise märke selliste rünnakute osas pärast 2026 aasta esimest poolt, mil nende droonid tabasid rafineerimistehaseid vähemalt 194 korda. Võib-olla on aasta teise poole eesmärk jõuda 6 kuuga 200 rünnakuni. Ja Osknefti-Org Syntes on lihtsalt järjekordne ohver. Siiski on just järjekordne Wildberriesi ladu, mis öiste rünnakute käigus tuhaks põles, see, mis pealkirjadesse jõudis. Jällegi on Ukraina droonid oma sihtmärgid tabanud ja taas tundub, et Venemaal lihtsalt puudub õhutõrje, mis suudaks kaitsta Venemaa suurimat e-kaubandusplatvormi. Kaitse puudumine on oluline. Miks? Lihtne vastus on see, et Wildberriesi kaotamine tekitaks Vene majanduses kaose. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume ja uurime, mida Ukraina nende rünnakutega saavutada tahab, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui soovite näha rohkem selliseid põhjalikke analüüse, siis kindlasti tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. Igaüks, kes on viimastel nädalatel jälginud, mida Ukraina on oma kaugmaa sanktsioonidega teinud, teab, et Voroneži rajatis, mida Ukraina tabas, ei ole sugugi esimene Wildberriesi vara, mida on sihikule võetud. Tegelikult on see nimekirjas üsna allpool. Kolmandaks, augustiks oli Ukraina juba 17-päevase kampaania jooksul tabanud 14 Wildberriesi ladu, mis arvatavasti maksis ettevõttele 1,5 miljonit ruutmeetrit. Nende 5,6 miljonist ruutmeetrist laopinnast. Seda kinnitab ka Vene väljaanne Verštka, mis märgib samuti, et Ukraina alustas seda kampaaniat suure pauguga. See sihtis Wildberriesi ladu Elektrostalis, mis asub Moskva oblastis, tehes sellega topeltlöögi. Mitte ainult ei põlenud 250 000 ruutmeetrine hoone täielikult maha, vaid Ukraina saatis Putinile sõnumi, et nende droonid suudavad rünnakuid korraldada isegi Venemaa kõige paremini kaitstud piirkonnas. Järgnes veel rünnakuid. Neist 8 puhul ründas Ukraina laohooneid, mis olid üle 100 000 ruutmeetri suurused, sealhulgas rajatisi Vladimiri, Riazani, Samara, Penza, Tambovi, Stavropoli, Krasnodari ja Peterburi linnades. Nüüd võib nimekirja lisada ka Voroneži. Ukraina on 3. augustiks rünnanud veel 5 väiksemat Wildberriesi ladu, näidates ettevõttele, et Ukraina ei hoia tagasi ka näiliselt vähem tähtsate rajatiste ründamisel, mida see haldab. Voronežis oli isegi juba varem rünnakut proovitud, kuigi Ukraina droonid suutsid tookord vaid katust kahjustada. Seekord oli Ukraina rünnak tõhusam. Selle rünnakute seeria rahalised kahjud on olnud tohutud. Väljaande Bell andmetel hinnati laoruumide hävitamisest tingitud kahjusid juba enam kui $3 miljardi,
suuruseks. Ja sellest ajast alates on kahjud ainult kasvanud. Müüjad on kandnud nende kahjude peamise koorma, kuigi Wildberries kaotab ilmselgelt ka oma osa igalt müüdud tootelt, kui need tooted tuhaks põlevad. Bell märgib, et Wildberries müüb umbes 10% oma kaubast otse, samas kui ülejäänud 90% ostavad müüjad, kes seejärel müüvad selle Wildberries platvormi kaudu tarbijatele. Nendel müüjatel ei ole eriti õnnestunud Wildberrieselt oma raha tagasi saada. Ettevõte on korduvalt öelnud, et tal ei ole kohustust hüvitada müüjatele kahjusid, mida nad Ukraina droonirünnakute tõttu kannatavad. Huvitaval kombel on isegi vihjeid sellele, et Wildberries aimas midagi sellist ette ja valmistus selleks vahetult enne seda, kui Ukraina alustas oma kampaaniat ettevõtte ladude vastu. 1. juulil teatas Moscow Times, et ettevõte uuendas oma müüjatega sõlmitud partnerluslepingut, eemaldades sealt kogu varasema rahalise vastutuse kaupade eest, mis lähevad kaduma või saavad kahjustada raketirünnakute, droonirünnakute või tsiviilrahutuste tõttu. See uus leping jõustus 7. juulil koos teise uue reegliga, mille kohaselt tõsteti mõnede toodete puhul kaupmeeste vahendustasu 20%-ni. Wildberries selgitas seda otsust kaasas olevas avalduses, öeldes: praegune majandusolukord, eriti kütusehindade märkimisväärne tõus ja sellest tulenev logistikakulude kasv, mõjutab otseselt tegevuskulusid. Kuid kogu selle asja ajastus on väga kahtlane. Alles paar nädalat pärast nende uuenduste tegemist hakkasid Ukraina droonid alla sadama. Kui meil oleks kalduvus vandenõuteooriatele, võiksime arvata, et Wildberries teadis, et midagi on tulemas. Tõenäoliselt tänu oma sidemetele Kremliga ja nende sidemete kaudu saadavale teabele. Nii vabanes Wildberries igasugusest hüvitamiskohustusest ja püüdis enne seda, kui kõik tema laod hakkasid kokku varisema, oma müüjatelt nii palju raha välja pigistada kui võimalik. Nüüd ei saa ükski müüja enam oma kaotatud toodete eest raha tagasi. See võib küll kaitsta Wildberriesi kohese rahalise kahju eest, kuid see pole just eriti hea pikaajaline strateegia. Vihased müüjad, kes on lao tulekahjudes kaotanud $1000 väärtusest tooteid, ei pruugi tulevikus enam usaldada Wildberriesi oma äritegevusega. Ettevõte võib endale tulevikuks suuri probleeme tekitada, eeldades, et ta suudab üldse Ukraina rünnakulainest tervena välja tulla. Ukraina jaoks ongi selle viha tekitamine kogu mõte, ja see viha ei ole suunatud ainult Wildberriesi vastu. Ukrainal on tähtsamaid sihtmärke, millega tegeleda, ja ta loodab, et rünnak Wildberriesi vastu aitab selle konkreetse sihtmärgi kätte saada. Enne kui me rohkem selgitame, tuleb arvestada ka mõju Venemaa majandusele. Rünnak Wildberriesi Voroneži rajatise vastu on vaid viimane rünnakute seerias, mis mõjutavad ettevõtet, mis annab Venemaa majandusele väga suure panuse. Koos oma peamise konkurendi Ozoniga ja teiste veebikaubandusplatvormidega moodustab Wildberries 8,5% Venemaa sisemajanduse koguproduktist. Nendest jaemüüjatest suurimana on Wildberriesil kõige märgatavam mõju. Veebikaubanduse sektor Venemaal annab samuti umbes 4 miljonit töökohta, teatab The Week. See tähendab, et see moodustab umbes 5% Venemaa kogu tööjõust. Ja taas on Wildberries kõige selle keskmes. Tänu otseselt pakutavatele töökohtadele ja tohutule toetavale tööle, mis on vajalik kaupade liikumise, toodete valmistamise ja kõige muu tagamiseks, on Wildberries seotud miljonite venelaste elatisega. Nüüd kujuta ette, et Wildberries kaob ära. Majanduslikud šokilained leviksid üle kogu Venemaa ja Kreml teab seda sama hästi kui Ukraina. Wildberries peetakse majanduskasvu plaanide keskseks osaks, teatab The Week. Nii et Vene valitsus on juba ostnud ettevõttes 5% osaluse. Nüüd on valitsus valmis sekkuma ja tegema kõik, mis võimalik, et päästa Wildberries. 6. augusti raportis teatas New Voice of Ukraine, et Venemaa riik on peaaegu sunnitud sekkuma, et ettevõtet päästa, viidates 2 anonüümsele Venemaa e-kaubanduse turuallikale. Vajadakse mitme miljardi dollari suurust päästepaketti ja see summa kasvab veelgi, kui Ukraina jätkab Wildberriesi ladude ja logistikasõlmede ründamist. Ja kõige selle taga on kaupmehed, inimesed, kes kaotavad oma tooted ja ei saa tasu selle eest, mida neil siiski õnnestub müüa. Sama väljaanne märgib, et Wildberries maksab oma müüjatele tavaliselt 3 nädala jooksul pärast toodete müümist. Kuid viivitused tekivad, kuna ettevõte seisab silmitsi rahapuudusega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud. 3 nädalast on saanud 3 kuud. Tekib ahelreaktsioonina kriis. Müüjad ei saa mitte ainult hüvitist kaotatud toodete eest, vaid peavad ka leppima sellega, et raha laekub palju hiljem, kui nad ootasid. Müüjate jaoks, kellel on väike kasumimarginaal ja neid on tuhandeid, kes müüvad odavaid tooteid, võivad need viivitused tähendada nende väikeettevõtete lõppu. Ja mida rohkem väikeettevõtteid kokku kukub, seda vähem on Wildberriesil müüjaid, mis viib selleni, et ettevõte teenib vähem raha, mis omakorda põhjustab veelgi suuremaid viivitusi. See on Ukraina tekitatud nõiaring ja tundub ebatõenäoline, et isegi päästepakett suudaks ettevõtet nüüd päästa. Lõppude lõpuks ehitab Ukraina alati juurde uusi droone. Ja ootajaid on veel palju, sest kavas on külastada veel Wildberriesi ladusid.
Kui sa mõtled, kuidas Ukraina õigustab oma rünnakuid ettevõtte vastu, mis peaks olema tsiviilfirma, siis see majanduslik valu ongi suur osa põhjendusest. Lisaks on kogu see probleem, et Wildberries müüb droonikomponente ja sõjaväevarustust, kuni selleni välja, et neil olid isegi spetsiaalsed tootemärgised varustusele, mis oli mõeldud sõduritele, kes osalevad Putini erisõjalises operatsioonis. See ettevõte pole Ukraina sõja kontekstis sugugi süütu. See on kaasosaline selle sõja võimaldamises läbi selle, mida ta müüb, ja raha kaudu, mida ta pumpab Putini sõjakassasse. Aga Venemaa jaoks on tõeline probleem see. Ukraina paneb Vene rahva tundma selle sõja tagajärgi, mille nende juht alustas, viisil, mida keegi ei oodanud. See osutus Venemaa suure elanikkonna mugavustunde tundlikuks mõõdikuks. Inimeste suhtes, kes peavad end täiesti puutumatuks agressorriigi tegudest. Brovdo ütles Wildberry rünnakute kohta intervjuus AP Newsile. See on ebatavaliselt vaos hoitud viis rääkida sellest, mida Ukraina teeb mehelt, keda tuntakse tema entusiasmi poolest. Kuid see annab mõtte edasi. Isegi rafineerimistehaste rünnakud, mida Ukraina on korraldanud, ei mõjuta Vene rahvast nii laialdaselt ega kindlasti nii kiiresti kui Wildberrysi ladude põlengud üle kogu riigi. Voroneži ja ümbritsevate piirkondade inimesed tunnevad nüüd seda valu. Täpselt nagu tunnevad seda ka need, kes sõltusid rohkem kui tosinast laost, mida Ukraina oli juba tabanud. Wildberries on Venemaa elu keskmes, umbes samamoodi nagu Amazon on lääneriikides elu keskne osa. See on koht, kust venelased tellivad peaaegu kõike, mida nad internetist ostavad, sealhulgas tooteid, mida neil on lääne sanktsioonide tõttu raske hankida. Kõik see kaob nüüd ja see avaldab Putinile survet lahendus leida. Viha, millest me varem rääkisime, muutub hirmuks ja kõik need negatiivsed emotsioonid suunatakse Putini poole. Vähemalt seda loodab Ukraina. Lõppkokkuvõttes on see, mida me just Voronežis nägime, osa palju laiemast kampaaniast, mille eesmärk on tuua sõda tagasi Venemaale nii, et Putini enda rahvas hakkab mässama. Ukraina usub, et see lähenemine toob lõpuks Putini tagasi läbirääkimiste laua taha. Mitte sellepärast, et ta tahaks seal olla, vaid sellepärast, et tal pole muud valikut. Nii vahetu, kui nende rünnakute mõju Venemaale ka poleks olnud, vastab Putin survele eskaleerimisega. See ongi see, mida ta tavaliselt teeb, ja see on märk sellest, et Venemaa juht muutub meeleheitlikuks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski väitis 10. augustil, et Venemaa haarab inimesi tänavalt, et sundida neid Vene armeesse astuma. Zelenski väidab ka, et Venemaa ostab suuri koguseid Põhja-Korea sõjaväevarustust, tõenäoliselt selleks, et Ukraina vastu tugevam pealetung korraldada. Iga samm, mida Venemaa astub. Ballistiliste rakettide tootmise suurendamine, Põhja-Korea varustuse toomine, mobilisatsiooni ettevalmistamine. Kõik see näitab, et Moskva ei valmistu rahuks, vaid eskalatsiooniks. Ja maailm peab reageerima kohe, mitte ootama, kuulutab Zelenski. Ta on õigus. Putini plaan võib olla visata kõik, mis Venemaal on, Ukraina sõja võitmiseks mängu, et ta ei peaks rahulepet läbi rääkima. Ukraina vastus saab olema sama, mis seni. Rünnakud. Wildberries ja teiste Venemaa sõjamasina võtmeosade vastu suurendavad pidevalt survet. Kuni Ukraina suudab kodumaal kaitset hoida, saab ta Putinit sisepoliitiliselt kahjustada. Voronež oli lihtsalt viimane sihtmärk. Võime kihla vedada, et veel mitut Wildberriesi ladu tabab peagi Ukraina droonide põhjustatud põrgutuli. Kui Putinit tahetakse sundida rahuläbirääkimistele, ei pruugi ainuüksi Ukraina survest piisata. Vaja on abi Ukraina liitlastelt. Ja Ameerika Ühendriikides on Ukrainal liitlane, kes on just astunud suure sammu selle surve avaldamise suunas. Ameerika tegi just seda, mida Venemaa kõige rohkem kardab. Ja saate teada, mis see on, vaadates meie videot. Aga enne kui lahkute, ärge unustage tellida sõjasaadet, et ei jääks ilma meie analüüsidest Ukraina viimaste rünnakute kohta Venemaa territooriumil. Ja aitäh vaatamast!